Hei, mina on Joosep ja seekord lähme Kirbukasse. Selle saab meie suvi, usu mind on sinna, et selle saab meie suvi, laite hellitav hääl, kõigi suveda soojus hoidab lõputult. Nüüd me lähme Võhma Kaltsukasse, sellepärast et me leidsime sealt palju huvitavat kraami, aga seal olid mingisugused toolid, aiatoolid, mis olid sika odavad. Ja kuna me leidsime sahtlist raha, siis lähme toome need ära. Sain oma toolid kätte, siukesed korvmööbel siis ainult 30 euroga. Päris hea, nüüd tuleb see ära kinnitada ja siis saab koju minna. See on mingisugune kohvik ka, nii et lähme vaatame korra sealt ka läbi ja siis vaatame, mis edasi saab. Jõudsime koju ja see on siis minu haul, et 2 siukest väiksemat tooli ja siis suurem pink. Aga need on tunduvad täitsa korralikud olevat, nii et jah, päris hea saak. Et mõnikord leiab ikka päris head kraami kaltsukatest. Päris hästi sobivad siia ka. Ma siin hakkasin vahepeal vibu lasma. Ostsin 50 euro eest kuskilt osta eest endale esimese vibu. See on siuke karbonfiibriga. See ei ole mingi üli super hea asi, et see on see takedown bow, mida saab siis kruvidega lahti kruvida. Ja siis kuna mul juba see vibu oli, siis ma mõtlesin, et ma proovin enda oma ka ehitada. Põhimõtteliselt siis ratas on 3 lõigatud, vedrud annavad siis selle tõmbejõu, aga kuna see oli mu esimene üritus, esimene prototüüp, siis talt on tegelikult juba mutter ära tundsid. Kuna see on mu esimene prototüüp, siis ma tegin natukene need osad liiga väikesed, et need liigesed jäävad ise endale ette, kui lõpuni tõmmata. Seega ta tõmbejõud ei ole väga suur. Need vedrud ma siis, need väiksemad, leidsin kuskilt AliExpressist. Aga see suurem, see on üks uksevedru tegelikult, mis ma leidsin. Ma alguses ei plaaninud üldse seda panna, aga see annab natukene jõudu juurde. Kauge distantsi pealt see ei ole väga hea, aga lähemalt laseb päris hästi. Aga vibu lasmine on alati täiega lahe olnud ja ma arvan, et ma tulevikus üritan ikkagi selle oma tehtud vibu ka veits paremaks teha. Ning võib-olla ostan ka mingi parema vibu kui see, aga alustuseks oli see täitsa okei. Muidugi noolte kaotamises olen ma ekspert. Ma nii palju nooli juba ära kaotanud igasugustesse võsadesse ja värkidesse, et siin Koplis praegu lastes, siin on madal muru, vähemalt leiab enamus nooli kõik üles. Loodetavasti kõik nooled.